ja aeg oli ju ka väga ärev, et kas just jaanuarikuus olid olnud need Vilniuse sündmused, meie enda Eesti piiril oli piiripunkte OMON-i poolt rünnatud, et oli ilmne, et ega siin iga hetk võib uuesti mingiks jamaks minna. Enesetapud, mõrvad, selline tohutu ebakindlus, see eelmine süsteem oli tegelikult kokku varisemas ja kohe ta variseski ju. Ning võt selles olukorras, ma nüüd võin tagantjärgi hinnata seda nii, et inimesed olid üsnagi hirmul, mõtlen tavainimesed, et nad millegile pidi ju toetuma, aga nii-öelda ajalooline mälu oli see, et see miilits on ju see võõrvõimu selline kehtestaja, et kas teda saab üldse uskuda. Tulid uued mundrid, politsei lubati rahvale, et see on meie Eesti enda oma, aga inimesed olid üsna nii-öelda skeptilised ja ettevaatlikud. Ja ega meil seal, ega päeva pealt ei muutu ka nii-öelda tase ju. Ja ütleme, et seal oli hästi palju noori, nii-öelda loomulikult oli kõigil selline õhin, et seda vene värki me enam ei taha, teeme nüüd ja paremini, aga see, mis ma nüüd rääkisin, eks ju, selle järgi ju väga raske oli näidata, et me loome siin turvalisust, et tegelikult turvalisus ju vähenes ühiskonnas. Nii et me puutusime kokku palju sellise hirmuga, et tahaks teie peale loota, aga paistate veel poisikesed, kas teist asja ikka on. Ja ega seal võiks öelda nii, et see tugevdas teatud mõttes seda õlatunnet, et ega taganeda pole kuhugi, et meie peale loodetakse ja me peame nüüd näitama, et saab paremini ja sellega tegelikult nagu väga tegeldi, nii et oli väga õhinapõhine aeg. Tulles politseitööle ja liikluses peamiselt olles tegev seal liiklusõnnetustega, siis ütleme mind nagu ei šokeerinud otseselt surma ja vere nägemine ja nende paanikas inimeste ka kohtumine. Et sellest sai nagu üle, et need ei tulnud nii väga kaasa, kuid loomulikult kõik, mis on seotud nagu võib-olla ühiskonnas või kogukonnas kõige nõrgemate ja väetimatega, et näiteks laste traagilised lood, laste hukkumise või rängalt vigastada saamisega, et need jäid ikka tulevad tagasi vahel ja nende üle oled mõelnud ja see teeb kuidagi abituks, et väga ränk on olnud minna vanemate juurde koju, koputada uksele ja teatada, et nende last ei ole enam, et on surma saanud liiklusõnnetuses.